Üks ravim samas annuses ei sobi kõikidele inimestele ühtmoodi. Mõnele efektiivne ravimiannus võib teisele ravitoimet mitte avaldada, põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid või osutuda eluohtlikuks. Ravitoimed võivad olla erinevad ka mitme ravimi koostarbimisel. Ligikaudu 40% inimestest esineb geneetilisi variatsioone ensüüme kodeerivates geenides, mis mõjutavad ravimite metaboliitide kõrvaldamise ja vajalike komponentide omastamise protsesse. Farmakogeenides leiduvad variatsioonid määravad ravimeid metaboliseerivate ensüümide aktiivsuse. Vastavalt variatsioonile võib ensüüm olla mitteaktiivne, vähenenud, normaalse või suurenenud aktiivsusega. Sellest lähtuvalt saab inimesed jagada 5 aktiivsusgrupiks: aeglane lagundaja, tavapärasest aeglasem lagundaja, tavapärane lagundaja, kiire lagundaja ja ülikiire lagundaja. Tänapäeva praktikas võtab patsiendile sobiva ravimi ja annuse leidmine palju aega tema pikaajalise hindamise tõttu. Kuid teades patsiendi farmakogeneetilist profiili, on võimalik suunatult ja kiiresti määrata patsiendile sobiv ravim kohandatud annuses. Farmakogeneetilise profiili määramine on kasulik nii inimesele endale kui ka meditsiinisüsteemi efektiivsusele ning kulutõhususele. Farmakogeneetiliselt testitud patsientidel täheldatakse suuremat sümptomite leevenemise tõenäosust võrreldes tavapärase raviga ning märkimisväärselt paremat ravivastuse määra ja talutavust. Lisaks on lühenenud ka nende patsientide haiglas viibimise aeg. See toob kaasa ka madalamad üldised ravikulud. Väheneb nii haiglaravivajadus kui ka arstivisiitide arv. Meditsiinilaboris Synlab on saadaval farmakogeneetika DNA paneel, mis võimaldab uurida inimese personaalset geeniprofiili. Paneeli on kokku koondatud üle 20 geeni, mis on seotud üle 100 ravimi toimeaine metabolismiga. Analüüsi tulemusel valmib raport, mis sisaldab kokkuvõtet testitud geenidest, ravimite loetelu koos soovituste klassifikatsiooniga ning ravimspetsiifilisi soovitusi vastavalt teaduslikele andmebaasidele. Rohkem infot analüüsi kohta leiab Synlabi kodulehelt.